Ära anna alla, Sõõriku majanduse käsiraamat noortega töötavatele kolmanda sektori organisatsioonidele. Sisukord. Esimene peatükk, Sõõriku majandus, teooria ja praktika. Esimene alapeatükk, kust me tuleme. Teine alapeatükk, Sõõriku majandus, mis see on. Kolmas alapeatükk, Sõõriku majandus, milleks. Neljas alapeatükk, kellel on seda vaja. Viies alapeatükk, sotsiaalmajandusorganisatsioonide roll ning mitteformaalne informaalne haridus, praktiline haritus. Teine peatükk, Sõõriku majandus ja kliimamuutus. Esimene alapeatükk, kuidas on omavahel seotud Sõõriku majandus ja kliimamuutus. Teine alapeatükk, kus me oleme, antropotseen. Kolmas alapeatükk, miks on tegemist kliimahädaolukorraga, mitte kliimamuutusega. Neljas alapeatükk, sotsiaalmajanduse roll, praktiline haritus. Kolmas peatükk, Sõõriku majandus ja ettevõtlus. Esimene alapeatükk, kes me oleme, homo economicus. Teine alapeatükk, kuhu me suundume ja kuidas on Sõõriku majandus sellega seotud. Kolmas alapeatükk, rohelised töökohad. Neljas peatükk, tööta vähem, et kõik saaksid töötada. Viies alapeatükk, hoolekanne. Kuues alapeatükk, sotsiaalmajanduse roll, praktiline haritus. Neljas peatükk, Sõõriku majandus ja tehnoloogiad. Esimene alapeatükk, kuidas on seotud Sõõriku majandus ja tehnoloogiat. Teine alapeatükk, miks on oluline antud teemaga arvestada. Kolmas alapeatükk, mida saame teha, vabatahtlik lihtsus. Neljas alapeatükk, sotsiaalmajanduse roll, praktiline haritus. Viies peatükk, Sõõriku majandus ja noorsootöö kogukondades. Esimene alapeatükk, mida saame teha. Teine alapeatükk, kuidas leida motivatsioon, homo consumens või Easterlini paradoks. Kolmas alapeatükk, miks on emotsioonid olulised ja mis on uue paradigma näiteks. Neljas alapeatükk, sotsiaalmajanduse roll, praktiline haritus.